6. käik. Ikka grill, ikka hea hind. Ikka grill, ikka hea hind. Kõik, mis vaja grilli peale või grilli kõrvale. Ikka Maximast. Ja tervist. Kokku on tulnud rallisaade 6. käik. Miks me seda teeme? Täna on neljapäev. Neljapäeva õhtul sõidetakse Trekja ralli esimene ratse ja pühapäeval selgub Trekja ralli võitja. Stuudios mina, Heido Taljura, minu vastas ekspert Roland Poom. Tervist! Tere hommikust! Ja loomulikult kaudel Trekjamaal on meil Jaan Martinson. Jaan, mis aastal sa esimest korda Trekja rallil käisid? Kuidas aastate jooksul muutunud on? Kuidas sulle meeldib see variant nüüd, et siin eelmistel aastatel sõideti septembris ja nüüd tõsteti suvesse ja sul on seal mõnus 34 kraadi leitsakut? Tõesti, ma ei mäleta seda esimest aastat, aga see oli, millal ma Kreekas käisin, aga see oli siis, kui Marko Märtin esimest korda Kreekas sõitis. Ja ma olen ka näinud ära siis Marko Märtini elu esimese võidu Kreekas ja see, kui ta kinnise või kapott tuli lahti ja varjas vaate ära aga ikkagi pani selle ralli kinni ja olin kenasti koha peal ja pidasime pidu siin ja siis olen vahepeal Urmo Aavad vaatamas käinud ja siis nüüd mitu head aastat järjest Ott Tänakut, et äkki on kas 7. või 8. Kreeka ralli mul siin. No selle Räägi. Aga see, et ta suvesse toodi, ütleme, see on palju hullem kui sügises. Sellepärast, et see temperatuurid on ikka täiesti kohutavad. Eriti Eestiga võrreldes. Et praegu on meil siin meeldivalt jahe, võib niimoodi öelda 34 kraadi kõigest, aga lubasid kella 4-5-6 aegu 40 kuuma kraadi. Et rääksin soomlastega ka, nad ka ohkisid ja ähkisid ja ütlesid, ainukene võimalus niisuguse ilmaga Kreekas olla on istuda kaelani vees ja juua külma õlut. Ja kui juures külma õlut nad oskavad serveerida, neil on kannud on kenasti sügavkülmast võetud, mõnusa jääkirmega kaetud ja see õlu on tõesti jahutav. Aga rohkem õllest ei räägi, sellepärast, et suu hakkab vett jooksma. Sinu kahjuks et sa vist pead seal vähemalt päeva, ütleme enne päikeseloojumist pead seal tööd tegema, et viimased 4 aastat, et 2021 tuli see Trekja ralli väikese pausi järel kalendrisse tagasi, et võitjad on olnud Rovanpera Neuville ja Hyundai, kui Neuville on võitnud, siis ikkagi nii, et terve poodiumi on Hyundai mehi täis ainult, et teda oli teist sinna ei lastud, et keda sa sel aastal üldse soosikuna sina näed, et kas pigem võiks olla vastupidava Toyota ralli või pigem võiks olla ikkagi kas või eelmise aasta põhjal Hyundai ralli või see on selline ralli, et nii palju juppe ja rehve lendab, et siin ennustavad ainult lollid mehed? No pigem jah, et tähendab siin me võime võtta ja visata kulli ja kirja ja see keegi tea, mis toimuma hakkab, nagu Ott Tänak on öelnud, et iga ralli on tema jaoks täiesti uus ralli seoses selle uute Hankoogi reppidega ja keegi kurat ei tea, kuidas need repid siin selles kuumuses vastu peavad ja mis üleüldse toimuma hakkab, aga kui vaadata, et see ralli toimub täiesti kuivades oludes ehk siis ülikuival kruusal, siis võib arvata, et kolm Toyota meest lükkavad mõnusalt tee puhtaks ja siis tuleb Ott Tänak ja sellepärast ma ikkagi arvan, et Elis on Tänakul, kui taaskord jälle midagi ei juhtu, mingi roolivõim üles ei ütle või tont teab, mis veovõll või midagi sellist, et mis siin on juhtunud, et Ott Tänak on ju sel aastal 3 rallit juhtinud, aga nendel 3 rallil iga kord teiseks jäänud, nii et ütleme ausalt, see on täiesti ennustamatu ralli. Ja ega keegi ju ei tea, kuidas ka need autod kuumuses vastu peavad ja ka need sõitjad selles kuumuses vastu peavad, sest seal autokabiinis nagu Kajetanovitš mõõtis Sardiinia rallil ära, siis tal olid mõned detailid olid 85 kraadi kuumad. Mõnus saun ju, selline korralik jaanipäeva saun ju, mis seal kurta.
aga sa pead täie kiirusega kihutama ja minuteid ja ma kunagi tegin mõni aasta tagasi tegin väikse loo ka sellest, et miks need võidusõitjad siis säärast kuumust taluvad, ise tahavad taluda ja on sunnitud taluma, on väga lihtne, et sinna võib ju panna jaotussüsteemi autosse kenasti sisse, aga see kaalub 20 kilo ja pluss võtab ka võimsust ära. Mis tõttu keegi ei hakka punkt 1 seda paigaldama ja punkt 2 on see, et kui ka FIA nõuab selle paigaldamist, siis keegi seda kiiruskatsete ajal sisse ei lülita. No lihtsalt ütlevad, et kiiruskatse alguses mikski pärast läks jaotussüsteem katki ja kohe pärast kiiruskatse lõppu hakkas taaskord tööle, nii et tuleb seda kuumust kannatada täpselt nii kaua, kui midagi tõsist ei juhtu, sellepärast ma ei kujuta ette, kuidas selles kuumuses on võimalik üldse võidu sõita ja pilt, et see pilt ette jääks ja ees oleks. No. Et Roland äkki suudab täpsustada, kui mõnus on olla säärases saunas minutite kaupa. No vaata, ma lihtsalt see Virves vist eelmisel aastal juhtus see, et unustas süüa juua korralikult ja siis oli selline, et lõi pildi vist laupäeva õhtul lõi virvendama, et Virves virvendas. Jah, vaata ilus keele selline, mis ta on allriim, et see vist on, et see joomine, söömine, et see on selline, mitte ei ole selline see on sund, pead need sundima, rohustama, ei tohi ära unustada vist. Ja ma olen seda paar korda rääkinud ka vist kõrgem temperatuur, mis ma olen autos mõõtud, on seal 68-70 Soome rallil oli, et see ei olnud Kreekas. Ja 5 liitrit vett oli ühe luubiga, ehk siis 3-4 kiiruskatsega või mis see alla võib, kus juures põiel ei käinud kordagi. Jah, see on mõnus. Üks asi, mis siin testikatsel nüüd võib-olla Atras sõitjad panid, kes vähem, kes rohkem otseselt andsid ikka vihjeid, et see tolm on ikka ülilaht, et seal oli, et stardivahed peab homme vist ajama pikemaks, sest muidu läheb, Neville ütles otse välja, et siin läheb ohtlikuks ära muidu. Ja ei kindlasti, aga jälle on huvitav näha, kuidas FIA sellele reageerib, et tihtipuhku nad kõigepealt ajavad asja ääretult ohtlikuks ja siis teevad selle stardivahe pikemaks 4 minutile. Et eks siis saab näha, et kui mõistlik see FIA rahvas on, aga siiamaani nad on küll reageerinud kuidagi väikse viibega. Tee siis mulle väike selline ennustus ka, et kes võidab, et mis sa sellest rallist ootad. Et eelmine aasta juhtus, eks ole nii, et Tänat oli 3, aga näiteks Ogier jeeras punktikatsel masina ratusele, see oli siis teiselt kohalt. Ja lõpuks oligi vist nii, et 4-5 olid juba Pajar ja Virves, kes olid siis vastavalt mõlemad ralli jatsmasinatega, et kaod olid ikkagi metsikud. Et sel aastal arvad, kas läheb sama hullust, et tuleb, ütleme siis ainult 3 ralli üht läbi või arvad, et see läheb see aasta natuke paremini, sest et need Handrocki ref näiteks võib-olla ei ole nii ribadeks ja võib-olla selle pärast on natuke lihtsam. Aga võib-olla on Hancock ref just selles kuumuses ribadeks, sellepärast et seda ei tea ilmselt ka Hancock ise, kuidas need refid säärasel temperatuuril käituvad, aga ma ikkagi pakuks võitjaks Ott Tänakut. Ütleme niimoodi, et las seekord olla Ogier teine ja Neville on 3, et Hyundai kolmikvõitu ma loodaks, aga ei usu. Ja siis natuke meenutusesse, kumb see siis ägedam on see, et rallipark on viidud sinna Lamiasse, on see Lamia vist nimi, või see, et kui ta kunagi oli seal ikka Ateenas, et kui palju hullemaks see pilt ja olemine sul läinud on tänu sellele, et sinna tööstussadamasse või tööstuslinna jõudnud oled? No see on põhimõtteliselt kõigepealt tuleb mingisugused pealt 200 kilomeetri, peaaegu 250 kilomeetrit sõita on ju, eks. Ja mis ei ole tore, sellepärast kuigi need Kreeka teed on tegelikult päris head, aga seal on kiiruskaameraid täis ja seal on mingisugune, keegi kurat ei saa sellest aru, et kuidas see süsteem on, et seal on 90 kilomeetrit, siis on 100 kilomeetrit, siis on 80 kilomeetrit lubatud kiirus, siis 120, siis 80 ja kõigud seal tead.
poole ähmane, aga mis minul on kord siia tulla, kord koju minna, aga rallimehed peavad ju, no okei, kõvemad mehed autodega muidugi sinna Ateenasse ei sõida, aga neil on ka ju 250 kilomeetrit on sinna minna, teha see Mikiira katse ära ja siis homme vaikselt hakata üles tagasi rodima, et neil ei ole ka see eriti meeldiv, aga see, kui ta Ateena lähedal oli, see mingi 40-50 kilomeetrit Ateenas, seal oli meeletult suur mingisugune puhkekompleks, kus oli, ma ei tea, 1 miljon hotelli ja kõik ja igast mererannad, värgid, särgid, kõik oli hästi ilus, hästi timm, kõik elasid seal, mekaanikud, värgid, kõik sai ära paigutatud. Ja no sealt ei olnud ju eriti keeruline ka siis minna seda linnakatset sõitma. Aga nüüd on see Lamia, ega siin hotelle väga ei ole ja me elame ikkagi, seal on pooled nii-öelda WRC2 rallimehed elavad koos minuga kuskil 30-40 kilomeetrit Lamiast rallipargist eemal, kuskil mingi pisike küla, kus tõsi hotell on, aga no hotellid on niisugused nii-öelda teise kahetärni hotellid, kui hästi välja pigistada, siis saab kahe tärni sealt välja, aga no muidugi restoranid ja värgid ja kõik ja küll mõlu on seal olemas, see on tähtis. No selge. Nagu me nägime su sellest videost, eksperimendist, ega see, et kas sul lubatud 120 ja 80 vaheldamisi, siis ega sul pole vahet, et lased 80, kiiresti sulle ei meeldi sõita, tuleb välja. Ei, stopp. Kui tee on otse ja sirge, siis on parem jalg on üsna sirge. Aga nii kui hakkavad kurvid tulema ja veel betoon seinte vahele, siis Urmo Aava ütleb, et nii-öelda täiel kiirusel, et võta seinale võimalikult lähedale ja nõuab seda ja kõik, pane nüüd siin täiega ja kõik neid paganama põikeid tee ka, ei no siit saab täie gaasiga minna. Tüksegi ei saa. Urmo Aava ainult arvab nii, jõle hea, on kõrvalt õpetada. No muidugi. Räägib meest, kes on viimased 30 aastat mida on teinud, ainult ajakirjandus õpetanud teisi, kuidas tegelikult see tegema peab. Et said nüüd oma vitsada tagasi. Kuule, edas midagi, et kuna siin Rolandil on ka kiire, siis mul on veel sulle küsimusi, aga ma need küsin homme sult. Teeme niimoodi. Kuule, tavaiks, teeme nii. Tšau. Vot sellised jutud Jaanilt. Vahvad jutud. No vot see mees on seal ikka kõike näinud, et mis me siis räägime, et Eesti katse esimene läbimine on see kõige tähtsam asi üldse ja selle järgi siis teatavasti Roland Poomi meeles saab teada, kuidas ralli lõpeb, ehk siis esimese läbimise põhjal ralli võidab tõenäoliselt Josh McCurlin ja siis tema järel tulevad Hyundai. No, mis me siit võib-olla esimese indikatsiooni võib-olla ikka sai seda, et Hyundaid olid kiiremad kui Toyotad, et selles mõttes, et seal Neville ja Tänak tegelikult mõlema läbimisel enam-vähem võrreldates oludes tegid tegelikult Toyotadel ära, mis on hea uudis. Aga eks see ralli kõige tähtsam suurem küsimus on, kas need Hyundaid peavad vastu, eks ole? Jaa, igal juhul, aga see nali, mis alguses tegid, et tegelikult ei pruugi ka olla nii nali, et me teame, mis see Kreeka on, ja kui siin üks M-Sport peaks ralli võitma, siis kui kuskil, siis ma arvan, et üks variant võiks olla Kreeka. Neville, Tänak, teine, kolmas järjestikku ja kusjuures Bajari 4. shakedownil esimesel ringil ja eelmine aasta Bajari lõpetaski ralli 4. kusjuures ralli 2 autoga. Nii et mine tea, äkki ikkagi see esimene ring ka siin on selline täpne värk. Aga Hyundaidest, igal juhul esmatähtis on, ma arvan, see kohale jõudmine ja tegelikult võib-olla isegi ei oleks üllatunud, kui me ei näe nagu väga konkurentsivõimelisi kiiruskatseid ajaliselt stabiilselt. Et tähtis oleks võib-olla selline pikk mäng praegu ja mängida selle lõpptulemi peale, mitte siin kiiruskatsete võitude peale. Jah, aga mulle meeldib, teeme selles homses stardijärjekorras, räägime natuke, mis mehed teinud on, mis vahepealseid uudiseid on või siis lihtsalt, mis seisud on. Alustab Evans, MM-sarja üldliider on ju, tee puhastamine jälle, sellest 42 punktist edumaast alles on 19, aga see on nüüd, tal eelmised 2 rallit ei ole selle esimesena startides välja tulnud.
no nüüd on küll see koht, kus peab, eks ole, et selles mõttes, et kui ta siin annab jälle 10+ ära ja siis sulle tulevad Soome Eesti rallid, no seal on ju selge, et seal lähevad kõigi märkide järgi Rovanpera ja või Tänak saavad väga kõrged punktid ehk kui siin ka selline soperdamist tuleb Evansil alguses, no siis tegelikult sellest võib julgelt öelda, et augusti keskpaigaks pole enam Evans võib-olla või pole kindlasti enam MM-sarja üldliider. Ja ma arvan, et tegelikult üldse see ralli Kreekas praegu juba võib olla koht, kus võib sarja liider muutuda, sest 19 punkti on vahe ja nagu sa ütlesid, ajalugu näitab väga kehvasi tulemusi Evansile, ehk tegelikult mida ta siin teha saab, on ainult see, et ta lihtsalt täiesti nagu olematu tempoga üritab selle auto lõpuni tuua, sest eelmine aasta tõsiasi on see, et juba 4. koht oli Rally 2 auto. Et mis tähendab seda, et statistika ütleb seda, et põhimõtteliselt 80% ralli ühtedest saab mingisuguse mingit probleemi näevad seal. Et ma ei oska seda muud öelda kui see, et ta lihtsalt, ta peab selle kuidagi lõpuni tulema ja lootma ka veidi teiste ebaõnnele, et seda kohta säilitada. Ja teisena siis läheb teele Ogier, MM-sarja teine mees, et siin kuulu järgi, minu arust ametlikult ei ole välja seda õisatud, aga väidetavalt on ikkagi Toyota ka nüüd Jotterid ära tasutanud ja mingi uus hemoglobilisatsioon. Okay. Et väidetavalt on, et Homologa. Mulle läks see sõna meelest ära, ma mõtlesin, et saan sellest üle libiseda, aga mis ma öelda tahtsin, et siin tegelikult on põnev näha, kuidas see Toyota liigub, eks ole? Igal juhul, muidugi. Ma arvan, et tegelikult seda on iga ralli põnev näha, aga mis see jõuvahekord on, sest tegelikult oli ju eelmine aasta mingis mõttes nagu sarnane, et okei, eelmine aasta ei olnud Rovanpera, Toyota oli sõitjate rivist lahjem, aga ühel hetkel nagu Hyundai ju tärkas täiesti õide ja hakkas peaaegu ka tiitlit võtma. No võt, et mine tea. Ogier puhul, nagu öeldud, et Kreekast võitu ei ole eelmine aasta, seal teiselt kohalt tõmmas masin üle katus, et läks seal pühapäeva punktikatsel paugutama Tarsanil kuulsal, aga võtta näpust. Rääkisin rehviloodit ära, võib-olla siin Ogier puhul midagi muud põnevat ei ole rääkida, et nagu nii üldvõidu peale ei sõida, ainult rallivõidu peale. Mis me nendest rehvidest teada oleme saanud, kas minu loogika on õige, et kui vaadata neid 2 eelmist rallit, et nii kõva kui pehme segu peavad hästi vastu, aga selle pehme segur on, mis see hea sõna on, ujumatavad päris kiirelt. On Hankookil vist nii öelda, et siin selle pehme segura läheb keeruliseks või? Jah, ühesõnaga Hankookiga tegelikult on, kes veel ei ole nagu hästi aru saanud, on tegelikult lugu selline, et kui tuli Sardiinia, ma ei ole kindel, Portugal ka äkki või, ja nüüd Kreeka, et Hankook andis välja uued rehvid, mis on siis oluliselt tugevama karkassiga, veel tugevama karkassiga kui need eelmised. Ehk oled täiesti kindel, et need on pommikindlad rehvid. No need ongi, sa võid need pussitada ja ei lähe. Ja need ei lähe kätki. Ja siis järgmisest Rally Estoniast tulevad tagasi need eelmised kruusarehvid siis, mis ei ole nii tugeva karkassiga, aga mis on ikkagi jätkuvalt 10 korda tugevama karkassiga kui oli Pirelli. Aga su küsimus oli, et kas hakkab ujuma, Mis see rehvide küsimus siin on? Pigem mulle tundub, et see küsimus on selles, et see on tegelikult väga huvitav, et karkass on tehtud nagu ülitugev ja näiteks Rovanpera sõnul siis muster, nii kui sa hakkad nagu korraks suruma, rehvid täiesti läinud alt. Et seal nagu sellist sweet spoti pole, kus nagu mingi tempoga sul rehvid püsivad, et seda rehvi managementi teha, et kogu luup ära vedada. Et temal ei ole. Temal ei ole. Teised on nagu kuidagi pihta saanud, aga ma arvan, et seal võib nagu mingi asi olla, et eelmine kord ka ju eelmine ralli isegi mäleta, mis ta nüüd oli. Jah, Sardiinia oli, eks? Oli. Jah, oli. Et arutasime ka seda, et kas see loogika on seal olemas, et tõesti võib-olla on, et ei saa nagu täiesti kindlalt seda väita, aga kuidagi meile niimoodi tundus, et nii on.
jah, kolmandana teele Rovampere puhul võiks hoopis seda rääkida, et näed sa, et tuli välja, et mehel järgmiseks aastaks lepingut ei ole, mis oli veel teada, aga ega need Latvala ega Ralle jutud küll sellised ei olnud, et kuule, et siin kindlasti on, istume maha ja me paneme allkirjad alla, lähme, et oli rohkem seda, et ootame ja vaatame ja mine sa tea, no kurat küll, kui selle Ralle ei viitsi sõita, siis sa oled küll rallisarjal ikka väga halb uudis. Päris huvitav tegelikult, et sa oled nagu selgelt nagu parim sõit ja kurat, no ei viitsi. Lihtsalt ei viitsi noore mehena. Aga ei, tegelikult, mis seal on, eks see, küll ta sõidab, aga need kommentaarid on see, et tahaks nagu mõne miljoni juurde saada. Tal on see kuulus see agent, vaata, kes on kaval mees saata. See kaval mees saab ise ka oma taskusse päris piraka summa sealt, et tuleb tingida. No selles mõttes, et olgem ausad, Rovampera, kui me rääkisime, et on võitud 2 korda, 4 aastat on sõidetud peale seda pausi, siis nagu sa ütlesin, mainisid, et tegelikult eelmine aasta ta ei osalenud, kummalisel kombel, et ega kõigi märkide järgi võtame selle ajaloo, võtame selle Toyota vastupidavuse, siis Rovampere tegelikult justkui on ikkagi väike selle ralli soosik, ma julgeks öelda. Jah, samas Rovampere stardib 3, ei ole ka hullu, on ju, see on täitsa selline... See 3. koht on vist juba okei. Okei, pigem ütleks, et on okei, jah. Ja pigem võib juhtuda see, et kui sa tuled täitsa tagant juba 9-10, et siis on nagu mingites kohtades võib tekkida just see, et on neid kive rohkem välja toodud. Ma ütleks, et Rovampere võiks olla hea. Väga kahe otsaga asi on, et siin on jälle seda refi taktikat vaja teha ja väga peaga sõita, et... No üliraske, nagu sa ütlesid ka Jaanile, et nagu siin võimatu loll peab olema, kui sa hakkad ennustama midagi. No ma ei taha ennustada mitte midagi selles mõttes, et kuidas ta tuleb. No tegelikult on nagu, ütleme lihtsalt nagu paberi peal vaadates on tal kõik olemas, kõik võimalused, et tegelikult hakata ka ralli võidu peale sõitma. Tuleks esimene päev, mis ei oleks ka tal stardi mõttes kõige hullem, on täitsa okei. Tuleks nagu hästi hakkama saada ja siis on kõik nagu variandid on laual. Aga jah, ennustada ei taha üldse. Jah, ärme ennusta. 4. teel Ott Tänak, et mis see Tänak siis, Tänak ütles ka, et see on Reetja, siin pole võimalik midagi ennustada, et siin testikatselgi olime patsust olmus ning võimalus pole, et soovin meile kõigil homseks edu. Kusjuures praegu seda, ma kuulsin seda ka, kui ta ütles, aga mis tegelikult võib anda Evansile mingisuguse eelise ju. Küll tal on puhastamist räigelt, aga see võib lihtsalt seda, et kui palju ta kaotab per kilomeeter võtta nagu oluliselt alla, kui ta saab sõita ilma tolmuta. Ja kui see 4 minutist ei piisa teistele. No aga vaat seal on jälle see asi, ma teen hoopis teise kõrvalüppe. Reedel on ravas 6 katset, aga ainult ühte sõidetakse 2 korda, et laias lastus kõik on uued. Sul terve teise päeva teine pool sa paned uusi katsid. Ja siis on rallid, on ju, ma lihtsalt küsin, kas sa oled sõidlasem, vaata, et siis on rallid, eks ole, kus sa teed, eks on 3 katset puhtad ja siis teed 3 korda läbi, tuled teist läbimist. Selles mõttes, Evad saab ju räigelt sisse tänu sellele, räigelt, et kõik põhimõtteliselt 6 katsest 5 on uued, 5 puhastad teed nagu totaalselt. Et nagu kas sinu meelest ei võiks olla nii, et nagu seal on mingi ühtne loogika, mitte nii, et siin rallil on niipidi, siin on naapidi, et või siis ma mõtlen üle. See on väga sarnane, see on väga sarnane ralli Lätile, kui oli Martinsile tehtud ralli, et ta sai sõita kogu aeg ilusti puhastatud tee pealt. Et ma ütleks, et mis seal ikka, mõtted üle, et väikseid muudatusi ka vahepeal all. Et see Tänak, selles mõttes, et Tänakule Reeka sobib, eestlastele üldse sobib, eks ole, et siin on, mis siin juhtunud ongi see Märtini ajaloo esimene võit, see rapott lahti tuli seal, ma rääkis kõigile, et pilt läheb kohe tasku ära ja nii palav oli autos, sest õhtu sisse ei tulnud, mis on üks legendaarsemaid asju üldse viimasel 20 aastal rallisarjas. Siis, eks ole, Aava karjääri parim koht 4 on siit, eks ole, kui oli veel lootused, et äkki ta teeb selle suurde rallisse. Virves tuli junioride maailmameistriks Kreekas, Virves eelmine aasta tuli 5. Nippa-nappa 4. koht 0,0, eks ole. Ja ainus asi, mis ta puudu, Tänaku esikoht, et 4 korda ja esi 4 ja 2 korda teine, aga see miski on puudu, täitsa kummaline, eks ole. No siis on lihtne, siis lepime kokku, et tuleb ära. Tuleb ära. No siis on kokku lepitud. Jah, et siin on mees, kes tuleb tema täna, Thierry Neuville, minusugune
ridade vahelt lugeja on tähele pannud, et Neville'i sõnavõttudest on hakanud läbi käima sõna meeskondlik tiitel või meeskondlik edu. Seda ta ütles seal pressiteates, mis on nagu nii pressiteate panevad kokku minusugused mehed, et umbes ma näitan ette, et ma kirjutasin midagi sellist, on okei, jah, on okei, vaata või läheb. Aga tegelikult ta seda Rettile ütles ka, et loodetavasti Hyundai võidab, aga et laias pole vahet, kas mina või keegi teine. Ja selline meeskondlik edu justkui tundub, et see mees enam ei mõtle võib-olla enam sellele MM-tiitlile individuaalsele, vaid on mõtleb nüüd meeskonna edule, kas me vaikselt võime olla juba kohast, kus Ott Tänak on Hyundai esisõitja. Vahe on 25 punkti. Ja, ma arvan küll. Eriti Neville'i hoogu ja kõike selle hooaja kulgu vaadates, siis ei näe seda, et ta võiks hetkel nagu tulla ja võita ja selgelt hakata seda vahe 50 punkti tagasi tegema. Ei näe, et seda oleks, et seda tuleks. Et ma arvan, selle hooaja mõttes küll tuleks hetkel panna kõik panused Oti peale meeskonna poolt ja kui Neville peaks ees olema, siis ta peaks hakkama Otile teed tegema. Et võime öelda küll, et ühel hetkel me hakkame meeskonna mängu, kurat, hooaeg on poole peal juba, Et kaua me siis nagu ootame, et ühel hetkel seda peaks tegema ja kui selline olukord on ja seda taktikat saaks kasutada, siis ma arvan, et täna on ainuõige otsus juba seda teha Oti kasuks, et terve ühe ralli punktid on juba ju vahel, et siin ei ole kindlasti mingit küsimust, et miks peaks hakkama Neville'i aitama, kui mees on taga. Aga oota, lisan veel selle, et tõepoolest see osa ka, et Neville ikkagi on ka hakanud kurtma, et tema ka ei saa reffidega hakkama. Et siiamaani ta nagu sõitis, aga nüüd ikkagi ütles ka ära, et aga kurat, et mina ka ei saa samamoodi hakkama nagu Roompere ei saa, et minus pole asi, vaid reffides on ikka kogu see jama. No samas, ma saan aru, et sa laias lihtsustatud öeldes, sa ei saa punases liiderava sõita, sest et reffid lähevad alt. Jah. No, ära sõida punases. Et kas süüd on siis rehvid, kui sa ise lased need ribadeks või siis võib-olla on ikka asi ka sinus või sinu sõidustiilis? Jaa, ei, tulebki. Huvit ongi see, et nagu maailmatasemel sõitjad on ju, et tegelikult igale olukorrale peaks nagu üpriski kiirelt reageerima ja vastavalt ka oma sõidustiili siis võib-olla muutma. Et ma ei tea, minu meelest on Ott Tänak ainult oma sõidustiili muutnudki ja kõike muutnud kogu aeg, et selle Hyundai'ga hakkama saada. Et selles osas nagu müts maha täies, et ta nagu on valmis seda kõike tegema. Aga jah, tundub, et nad ei ole ikkagi selle poole hooaja jooksul veel suutnud siis oma sõidustiili ümber muuta nende reffidele vastavaks, mida võiks teha ja peaks tegema. Ma arvan. Võtta Tatsuta näitel, kes siis stardib 6. kokku, mida see ülejäänud Rampsel tegema peaks, kuidas nad peaksid sellele rallil lähenema. Sest et just Katsuta näitel, teistel on võib-olla põnevamid stoorisid, et Katsuta pole ühtegi head tulemust Kreekast kirja saanud, et on erinevad, on tulnud küll lõpuni, mitte heal kohal. See on küll võib-olla see ralli, kus võib-olla laias laastus sul on mõistlikum igal ratsel rahulikult 20 sekundit kaotada, peaasi, et need rehvid ja ma ei tea, rooli otsad ja mis iganes ei puruneks. Et kuidas sa üldse võtame selle Katsuta, mis oletame saaks tiimipealik, Toyota tiimipealik ja mis sõnumiga sa näitaks Katsuta just eelkõige teile saadaks? No, või sa oled ikka see, et mine näita? Ei, kui ma ütleks Katsutale, et näita, siis ma tean, et see lõpeb ja lõpeb varem, kui tahaks arvata. Et tõesti, Katsuta puhul ütleks seda, et sina pead tooma kindlad punktid. Kui teised lähevad ralli võidu peale sõitma Kreekas, siis tõenäoliselt üks nendest ei lõpeta. Vähemalt üks tuleb superralliga. Siis tema peaks olema see ankur, kes vähemalt tuleb, võtab kindla 6.–5. koha punktid. Ja ma arvan, et see peaks olema ta ülesanne. Et siin nagu tal ei ole küll mõtet mitte midagi näitama hakates tõesti, kui siiamaani nagu pole suurt midagi tuld, siis Kreekas ka ei tule. Et puhta joppamisega ja ütleme stabiilselt lõpuni tuues võib ainult tulla midagi. Võtame ühe järgmise mehe. Tsiteerin ühe meeskonna ühte tähtsat pead, et ta näitas Sardiinias, et ta pole veel võimeline võidu eest heitlema, ta peab oma emotsioone paremini kontrollima. Kellest jutt? Formo, jah, see oli siis tehniline direktor TMX, mis ta on, XMD, tema soon siis rääkis, et
korralik nahutus, avalik nahutus ja rihmutusmasin läks tööle, meil mehed ei nuta saadet üles, võib-olla peabki neid vanu rihmutusmasin vaata selle sõnu väike ära rasutama, et Formool on Reiteri, ma ütleks, et tema saabastas ei tahaks olla, selles mõttes, et valus on, viimasest 5 rallist 4 katkestamist, ma sisuliselt katkestamist. On, see on väga valus, et hooaega ja siis on vahel on Hispaaniast lõpuni ranaaridele, seal Hyundai'd ei liikunud, nad on nii aeglased, et seal oli võimatu välja sõita, nad sõitsid nagu Jaan põhimõtteliselt seal ringiraja peal. Eriti nagu tobe selle asja on see, kuidas hooaja alguses nagu kõik emotsioonid olid nagu sellised, Formool päriselt sõidab see aasta nagu poodiumi konkurentsis, hakkab võita võtma, näitab, lajatab, eelmine aasta oli kõva aasta ka, nüüd on normaalne auto, normaalne meeskond, kõik on testid, jutud, särgid, värgid, rahad, kõik liigub. Monte Carlost oligi parim Hyundai. Ja Monte-eelne ralli, kus ta sõitis, kus Rovampere ka oli, Rovampere sai normaalselt kotti ja nüüd kõik ja lihtsalt põles läbi. Ilmselt põleski sellepärast läbi, et seda kõike oli nii palju järsku ja tunduski, et nagu meri põlvini, mina tulen, näidake, Ott ja Neville, tõmmake kõrval ära nüüd. No õige, mulle meeldivad sellised suure vändaga veed. ei, muidugi lahe karakter igal juhul, aga kurat ta põles läbi, kui ta oleks selle ära nagu kandnud, müts maa. Aga ei kandnud, nii et mees on noor, nõus igal juhul nende kommentaaridega, et ei ole veel valmis, tuleb natuke teistsugune lähenemine asjale võtta, et igati mõistlik on korra samm tagasi võtta, aru saada, mida ta tegema peab ja siis hakkame jälle proovima. Jah, kes siin veel järgmisena Bajarilt küsiti väga otse välja, mullu rallikatse autoga 4, et tänavu ei saa ju rehvem olla, küsiti seal testikatse finišist. No nii on. Väga lihtne. Meil Ramon Bajari, ühte normaalset rallit. Kuule, eelmine ralli oli väga okei. Ta lõpp-rootvetes ei saanud ikka mitte midagi. Lõpp läks see oli ikkagi ära, vist nii-öelda oma mehed hakkasid omavahel ja kohti jagama. Lõpuks ta oli 97 ikka. Igal juhul tempot oli. Aga jah, kui ta teab, kuidas võtta ära 4. koht, küll ta siis teab, kuidas natuke kiirema autoga võtta ka 3. koht ära. Jah, et eriti arvestades, et Solberg, eks ole, Solberg on midagi küpsert saanud. Selles mõttes olgem ausad selle ajal, tal on ikka tulnud see, et tal on selline, et osieelik lähenemine ralli 2, et ma kõigepealt esimesel 2 kiiruskatsel teen vahe sisse, siis raskevatel võtta rahulikult, kui vaja vajutan, kui vaja ei vajuta, võtta rahulikult, et ei ole seda, et juhin minutiga ja siis proovin seda vahe saada 2 minutile ja siis tõmban üle ratuse. Tegelikult, et Solberg võibki olla ta kõige suurem ohustaja. Jah. Tema koha mõttes. No tegelikult on. Et ju hetkel. Ogieri auto ju võtab tõenäoliselt Solberg ju Soomes, et need jutud on käinud siin juba, ma arvan, circa 3-4 kuud, et nüüd oli ka meedias juba nii-öelda avalikult kuulujutud avaldatud, on ju. Et kui tõesti Solberg teeb mega tulemuse, mida ma arvan, et on suuteline tegema ja saab veel mõne võimaluse ja kui Bajari ikka üldse ei saa seal tulema, mine tea. Monsterist ma ausalt ei taha mitte midagi rääkida. Mitte midagi vahepeal juhtunud ei ole, mitte midagi põnevat ei ole. See on kurb hooaeg. Ta on nagu kodutu mehe Formoo nagu. See on samamoodi, mitte midagi head ei ole juhtunud sel hooajal. Demo versioon Formoost. No näiteks. Selle mõttes väike lootus vähemalt on, et siin on täpselt see, et teriste läbi ja saab punkte vähemalt. Selles mõttes, et ei taha isegi näha, et see reffi katki sõidad ja autot remondid. See on viimaselt 3 rallilt kokku 2 punkti. Seda on laiastades 2 rohkem kui sul ja sa pole startinud. Aga mul on kurat, ma ei saa öelda, et mul on paar miljonit alles rohkem, mida ei ole. Selles me oleme sama pulga peal. McDurlan, miljonites rääkides siis Iirimaa, mis iganes ralliakadeemia, see patroon ehk selline rahastaja, see John Royne ütles, et McDurlan nii hästi juba sõitnud, et kui ta nüüd väga ei plähmerda hooaja teises pooles, siis järgmine hooaja paneb kindlasti edas ralli 1 seal Fordiga. Ma pean ütlema, et ma poleks arvanud, et ma ütlen seda 6. etapi järel, et see vend väärib seda kohta küll. Rohkem kui Monster. Ja seda kinnitas ka Shakedowni esimene läbimine. Võit!
aga vend ütles, et Vänno jäi ise rahulikult sealt, ütles ka, et okei, tore algus nädalavahetusena, kui ma pühapäeval stardin, et see on juba saavutus. Ja, eks see Shakedown oli selline rohkem pullivärk, kõik vaid tolmus ja viimasena põhimõtteliselt startis, et see selleks, aga tõesti, ta on tõesti üllatanud ja isegi kui tal ei ole palju punkte koos, siis ta on üllatanud stabiilse kiirusega, üli sellise mõistliku lähenemisega. Tundub, et ta proovib, mõtleb kaasa väga palju, ei lahmi lihtsalt ja ei ole sellist kõikumist nagu Munsteril, kes suudab vahepeal sõita seal top 3 aja ja ülejäänud ralli sõidab viimaseid kohti, on ju. Et jah, ma pean ütlema, et ma olen tõesti ka üllatunud, et ta üldse nagu mõistlik, täiesti okei sõit esimese hooaja kohta. Ja eks meil on Ford on veel stardis, ühes neist on Martin Sesks, kes siis testikatset sõitis ainsana 3 korda, aga ta ütles ka, et vajab hirmsast harjumist, sest et äsja mend pani nüüd võttis, et teeb Poolas ühe ralli siis selle ralli 2 autoga ja no Poolas me võime sellest EM-rallist ju rääkida, et jõuame sinna, et mis siis vahepeal veel juhtunud juttu võib-olla. Aga EM-rallil Eero Sessil ei olnud vastaski ju. Seal need vahed olid üüratud. Aga seal ei olegi vastast ju. Ei no lihtsalt. John Armstrong, Ford Fiesta ralli 2-ga ja... Ei no seal olid ja Korhonen... Mika Matšuk ja see keeras üle... No ikkagi see vahe oli juba päris suur, et no seal on vastaski, et selles mõttes, et muidu mõtled küll, et vaatad Sesks, et äkki nagu vormist väljas või äkki midagi ja paneta sinna EM-i sõitma ja paneta Poola teedele ja selline vees, et mõtled, et kurat. No aga peabki olema, et kui ta ikkagi suutis sõita ralli 1 autoga ilma hübriidita Poola rallil 5. koha või mis ta tegi seal, on ju. Et siis ilmselgelt ta peab olema väga vormis vend selliste teede peal. Ja võit oli pigem see, et ta peab võitma, mitte et ta võiks võita. Vahet ei ole, et tead, Martinsit tean väga hästi aga ma pean ikkagi natuke nahutama teda. Et need kommentaarid, et ma pean jubedalt harjuma, ei tundu kuidagi mõistlikud. Kui ikka nii jubedalt on vaja harjuda ja sinu prioriteet number 1 oli Kreeka ralli, siis mida sa ronid sinna ralli 2-sse? Ma just mõtlesin ka sama, et... Sa keered ise endal ju tundepekki praegult. Et korralik 3 ralli 1-ga all ja sa lähed, istud ralli 2, mis keerab su tunnet täiesti tuksi, väidet, ma ei usu sellesse, aga ma arvan, et see on selline otsitud vabandus. Siis jah, seda ei peaks tegema ja selle ressursi oleks võinud panna hoopis kuskil Kreeka testi peale. Jah, Poola EM-ralli vahepeal oli, siis fikseerime ära selle, et eestlastele päris must ralli oli lõpuks, et see Jasper Vaher oli seal ainus, kes selle Kalle Tarlberg junior ERC-s võidu sõitis, aga siis masin läks täitsa... Jah, poodium oli juba kindel, vist teine koht. Ta oli teine koht täiesti kindel, tal oli selja taga paar minutit. Veo Vill läks katki siis viimaste katsete eel kuskil ja ei olnud midagi teha, sest Veo Villi käivesti pool oli siis ära murdunud, et kahjuks midagi teha ei olnud ja Mark Egert Tiits oli äkki teine sõita sellise nimega. Ja siis nemad jõudsid poodiumile ja siis ka viimasel katsel rehv, et see on lihtsalt, et vaatad. 5. koht sealt. Et selles mõttes, et täitsa närvvärk, et aga ma ütlen, et see, et Vaher selle Lanciaga, mille puhul see kiirus pole aimur ju vaata, mis endas kujutab, et on ikkagi suudab seal ruum anda ja tulemusi näidata, tegelikult on, ma arvan, ja igal juhul üllatav autovahetus, kindlasti seal on mingisugused tagamaad, miks see autovahetus tehti, aga et sellise uue auto võtad, siis on siit beebivead alati küljes vaata. Mida sa kunagi ei tea. Ja eriti arvestades selles mõttes, et ma arvan, et noorel poisil see ka, et sul põhimõtteliselt paar päeva enne tiimikaaslane saab surma. No see on pekkis ikka, jah. Ja siis tiim otsustab lähme ja siis paned võistled ikka võidu peale, et näitab vaimset turevust. Ja mis meil siis veel on? Meil on siin loomulikult on Kreekas kohal ka Rally 2 autod, mida esimene läbimine, vaatame ainult esimest Rally 2 testikatsel sobib härrale. Ja. Siis võitis Jan Solants, sellest ma varsti tahan rääkida, aga Virves, Robert 4, ehk siis Solants Kirjasin Greenspit Virves, 5 Kasson, Alejandro ja 6 Linnamäe, et eestlased suures mängus, 2 tükki, kes meil kohal on. Ja, igal juhul suures mängus. Saime ka ju lõpuks ikkagi nagu Roberti poolt sellised
ametlikud kommentaarid ka pärast rallit kätte, et tema ainus ülesanne käsk oli, et auto peab jõudma lõppu finišisse Sardiinias ja seda ei olnud liiga lihtne teha, et kus need suured ajakaotused tulid täiesti arusaadav. Aga siin on jälle Robert Oos, nagu me näeme, Shakedownilt 4. aeg senimaani, nii et tahaks loota jällegi palju temalt. Georg Linnamäe ka kindlasti võiks olla päris tugev, loodame, et mõlemad mehed toovad ka selle auto lõpuni. No eriti, ma ütlen, loodetavasti Virves saab võidu sõita, et seda eelmise etappi sellist lihtsalt läbi tulemist, et see nagu... Ei, no me näeme Shakedowni pealt, et praegu on ikkagi ilmselt luba antud. No Shakedown, öeldi, et pane testikatse sõida ja edasi ei tohi, vaata, et saad... No, vaatame, kas ta sõidab... mis autoga ta sõidab? Kas ta sõidab punktidele või? Ikka, jah. Okay, siis küll, siis on jah. Siin vist... Mõtlesin, kui tal on vaata ralli, kus ta punktidele ei sõida, et ta on oma liveriga mustaga, et siis keegi ei saa öelda midagi talle, et ise ainult ütleb, mida teeb. Tead, mis vahepeal juhtus, mis oli hästi põnev? Teeme selle kiire kategooriad, mis vahepeal maailmas juhtunud. 3 minutit. 3 minutit, nii kiire. Teeme saate 8, et vahepeal seesama, kes seda Jan Soolansit sõidutab, see Teo Martin Motorsport ütles, et 2027 me kuule, kui need Rally 1 autod nii-öelda vahet pole, mis nimed on, nad on need, kui need hakkavad 350 000, ma arvan, kuule, me hispaanlastele tuleme sõitma küll. No. Et Toyota Hispania ja asjad taha ja annab tuld, et... See on lahe ju. No tahaks öelda seda, et lõpuks ometi mingi positiivne uudis ka selles rallisarjas, et on huvilisi. Kusjuures ma arvan, et see poleks ainukene. Kas Türgis on Castrol Türgi Castrol Ford Turki rallitiim, kus siis Ali Türkan tegelikult on kõva vend ja junior WRC-s väga tugevaid tulevusi näidanud ja oli ka jutt, et teeb ralli 1-ga kuskil mingi ralli. Veel ei ole näinud teda, aga testis igal juhul. Aga ma mõtlen just seda, et ka nemad ilmselt tuleksid hea meelega selle uue autoga. Jah, et see mõttes lihtsalt, et on vähemalt et see plaan, et alustame nullist ja tõmbame autod odavaks, et vähemalt mingid eratiimid annavad justkui märku, et kuule, et me oleme täitsa huvitatud, et andke meile need Toyotad kätte ja me tõmbame... No igal juhul. Ma olen üpriski veendunud, et ka hetke need WRC2 tiimid eesotsas Stock Motorspordiga teeksid selle käigu ära ja tuleksid suurde klassi. Nii, Rally Estonia, stardilist selgust, paneme kiirst vahele 10 Rally 1 autot, vähevõitu, Treikas 12. No oleks tahtnud ikkagi näha Robertit ja Georgi. Ma saan aru, et Robertil läks tuksi see plaan tänu sellele, et siis promootor müüb ettevõtet ja siis kadus huvi seda raha investeerida. Jah, mis on loogiline, et see on, et sa tõmbad siis... Bilansi tõmbad kohe miinusesse. Et... Nulli, sa pead hoidma või hoiad raha nii palju kokku ja siis Rally 2 on siis nagu Virves, Jürgenson, Linnamäe, Nõgene, põnev ja Kaur, väga põnev. Jaa, Kaur kindlasti kiire. Nõgene ju lõpetas junior WRC programmi ära, et polnud tulemusi, polnud huvi ja mis me arvasime, et see tähendab seda, et ilmselt liigub järgmise auto peale, et ma arvan, mõistlik otsus, kui seda võimalust ja vahendeid on, et jah, nii on. Ja mis on selles mõttes eestlaste vaates kurb ja muu maailma vaates tore, et USA seal on vist järgmine aasta kindlasti olemas ja Suurbritannia ralli ja Indoneesia soovivad kalendrisse tulla ja sellised huvilisi miskipärast on hästi palju. Etappe korraldama, aga see, mida suuremad riigid siin hirmsasti tahavad, seda vist halvem Eestile, et selles mõttes, et seda no jaa, ega me tegelikult kuulsime ju Urmo vist ütles, et me peame tegema tõesti midagi väga erilist, et me jääksime kalendrisse ja nii edasi, mis ilmselgelt viitab sellele, et lihtne ei ole, kui nii palju huvilisi on ja ega kui nagu realistlikult mõelda, siis Eesti ralli selles kalendris ongi midagi väga ebatavast. On ju? Tegelikult. Ebatavalist. Ebatavast on võib-olla tohib neid öelda. On ju tegelikult. Muidugi on. Ei, nii ja naa. See on umbes nagu ralli või seal Formel 1 ma kasutan sinu seda, see Belgia spa, et on selles mõttes, et on iljad tahetakse ära tandutada, sest naftariigid ja asjad, aga samas nagu ikkagi Hundaro ring on Ungarigi, et mingid asjad on sellised ka jäänud. Et... Aga vähemalt nii palju, kui mina MM-i sõitud olen, siis nagu Rally Estonia vastu nagu tõesti ei saagi mitte miski. Ma ei ole näinud
midagi sellise korraldustasemega, et ma ütlen, et selles osas on nagu ilmselgelt see Rally Estonia peab kalendris olema, et me näeme nagu päris show'd, me näeme suurt rallit siin väikses riigis. et selles mõttes peaks ka juba seepärast olema, et näidata teistele eeskujuks, et kuidas asju peab tegema. Jah, ja ainult midagi. Tõmbame otsad kokku ära, ma panen virtsu ja mis sa teed, tee kiiresti, mis sa seal Saaremaale meil on ralli nädalavahetusel, et Saaremaal, jumal küll. Ei, mul on nagu suve nädalavahetused, kõik on nii umbes, et mul pole mitte ühtegi nädalavahetused, kus perega minna Saaremaale. Lähed naise lapsega reket tegema sinna Saaremaa ralli Reket, ja secret reke, ma panen kõik katsed kirja ära ja siis oktoobris lähen lajatama. Siin ongi, ma olen kindel, naine on ülirõõmus, Roland lõpuks läheme koos puhtusele, siis vaatame siit neid. Kule undvan siin, lähme käime läbi. Lähme läbi, tee märkeid, oota, ma ütlen sulle. Mul on vihik kaasa ostetud juba ja... õude vees. Kurat, kes sellist tahab. No. Aga ei, ühesõnaga, homme ülame ma teen tõepoolest telefoni teel ja pühapäeval tulen otse siis praami pealt stuudiosse. Jah. Ja eks see ongi nii siis, endas midagi. Andke andeks. Saade oli natuke lühem, suuresti seepärast, et Eigo tegelikult soperdas ja me tegime saate esimest 5 minutit 2 korda, et tunnistan üles, et ei ole see, et Rolandil on kiire ja meil on keskmises lühem saade, vaid tegelikult oli ja süüdi pooleldi Eigo. Et tegelikult me oleme salvestanud juba 1:10, mitte 46. Ära, siin on... Tegelikult oli 5 minutilt raatsi, et sul oli vaja kiiresti kohvi võtta ja tualetis käia ja inimestega juttu ja see ei suuda muidu. Aga okei. Üles midagi. Kui homme räägime, kes juhib rallit, teeme lõppu küsimus, vaatame, kes paneb täppi. Juhib rallit ju ilmselgelt väga lihtne, sa tead ju. Tark Mootor Ratsuta, kes võitis pulstikatse. Ott Tänak. Ma ütlen, et Neville, et lihtsalt vaatame, kes paneb täppi. Ja siis kes rohkem nädala esimesel 3 päeval täppi paneb, siis see teeb välja. See peab Maximas tooma midagi head. Šašlõkki. Mis Sibeliani, ma liha ei taha näha paar päeva. Ma trillin ainult patlašaani ja muid asju. Tomatit ja kurki. See on õudne aeg. Aga okei, siit see oli seekordne saade. Siin on Rõll, kuuleme taas homme ja saatke küsimusi. Läheme sööma. Kui on teil huvi küsimusi saata. Tšau. Ikka grill, ikka hea hind. Ikka grill, ikka hea hind. Kõik, mis vaja grilli peale või grilli kõrvale. Ikka Maximast. 6. käik.